Laidoner oli küll ja vihakõne. Nii, et selleks jah, sellele küsimusele vastust ei ole praegu. Aga et nii kaua, kuni ei ole vastupidine tõendatud, et siis mina arvaks, et pigem Pätsi režiim sirgu hukkumisega seotud ei ole. Nii, ja nüüd lõpetuseks räägin siis nendest vabadussõjalastega seotud võimalustest, millele vastamiseks üleüldse piisavalt andmed ei ole ja mis seetõttu tõenäoliselt jäävadki vaidlusküsimusteks. Põhiküsimus on ikkagi see, kas nendele võimule tulles oleks demokraatia säilinud või mitte. Noh, nagu eelnevast jutust ilmselt selge, et vabadussõjalaste endi poliitiline ideoloogia oli justkui kahe vahel. Ühelt poolt nad ise väitsid, et nad ei ole fašistid, aga teisalt kritiseerisid ka jõuliselt erakondlikku süsteemi. Näiteks 1. veebruari 1934 võitluses kirjutati, et vabadussõjalaste kindlaks sihiks on marksismi hävitamine ja rahva liitmine üheks jõuliseks tervikuks ja kihi huvilise saama vaimu asemel riigi huvide esikohale seadmine. Nii, nüüd jälle seda vahepealsust nagu toonitab ka see 1933. aastal vastu võetud põhiseadus, mis oli nende kirjutatud, et see põhiseadus nimelt lubas ka nii parlamentaarset valitsemist kui ka siis dekreetide alusel valitsemist. Kui oleks tahetud, oleks võinud valida parlamentaarset, kui oleks tahetud, siis mitte. Nüüd teisalt, jälle, mida võib-olla senistes käsitlustes ei ole piisavalt esile toodud, on see, et juba kusagil 1933. aasta suvel või isegi veel varem oli selge, et Eestis mingisugune pööre autoritaarsuse suunas toimub nii et nii. Et sotsialistid olid juba selle suuna juba võtnud isegi võib-olla aasta alguses ja selline õhus oli ka autoritaarne pööre, seda kavatses mitme allika järgi ka Tõnisson. Ja väidetavasti see augustikuu kaitseseisukorra kehtestamine ei arenenud edasi diktatuuri võimuks, selle tõttu, et tolle sõjavägede üleminevata Johnson ei tulnud sellega, või Laidoner ei olnud nõus kaasa tulema ja Tõnissonile õnnestus ära rääkida ainult Joodik Johnson, nagu kirjutab Laaman oma päevikus. Nii, ja ka Päts, ka sotsialistid pakkusid juba septembris 1933 siis koostööd Pätsiga mingit riigipöörde taolist asja. Nii et ma mõtlen, et see autoritaarvõimu suunas mingisugune liikumine oleks nii et nii toimunud. Et see oli täiesti õhus olemas. Et üks või teine, kes seda oleks nüüd teinud. Nii. Ja väga loogiline, kui me nüüd ikkagi, aga ükski teine poliitik peale Pätsi seda ei oleks suutnud, ja koostöös Laidoneriga ei oleks seda suutnud nagu ikkagi jäävalt teha. Nii et selles mõttes, et see pööre oli nagu õhus, et see kuidagi moodi õigusta Pätsi ka. Mis nüüd vabadussõjalastesse puutub, siis väga loogiline on see oletus, et nad parlamenti pääsedes oleksid ikkagi nende kompromissitus vähem. See on nagu kõikide poliitiliste jõududega alati niimoodi, et kampaania vältel ollakse suhteliselt kirglikud ja hiljem kompromissitus vähem. Ja võib oletada nüüd selle põhiseaduse alusel, et juhul, kui need vabad valimised oleksid ikkagi toimunud, et siis oleks Eestis tekkinud mingisugune kaheparteine poliitiline süsteem suhteliselt tugeva presidendi võimuga või riigivanema võimuga, mis siis oleks ikkagi olnud lõppkokkuvõttes vähem autoritaarne kui see Päts-Laidoneri režiim, mis tegelikult tekkis pärast 12. märtsi. Nii, aga ei tasu siiski välistada seda teist varianti, et vabadussõjalased oleksid siis Saksa natsidega sarnaselt hakanud järk-järgult kruvisid kinni keelama. Nagu te teate, Hitler tuli siis täiesti seaduste järgi Saksamaal võimule mitmete järjestikuste rahvahääletuste tulemusel. Et pole välistatud, et vabadussõjalased oleksid proovinud ka seda varianti kasutada. Keelustanud sotsialistid ja taha lülitanud teised poliitilised jõud.
ja selle küsimuse teeb veel keerukamaks see, et meil on väga raske ennustada seda, kuidas oleksid need teised käitunud, kuidas ikkagi sotsialistid käitunud oleksid. Oletan, et mais 1934 on Larka siis riigivanem ja selles 50-liikmelises riigikogus on ka vapsidele enamus. Sotsialistide organisatsioonid olid sellest nende populaarsuse kaotusest hoolimata ikkagi väga võimsad. Nendel oli näiteks seesama paramilitaarsed need grupeeringud, need olid ikka mitme tuhande liikmelised, võib-olla sotsid oleksid alustanud mingit kodusõja taolist asja, eks ole, me ei tea, ja kuidas siis oleks vapsid reageerinud, väga raske öelda. Aga siiski, jälle, mis minusse endasse puutub, siis mina pigem oleksin sellele arvamusele, et vaadake, et 34. aastal oli majanduskriisi põhi ka juba läbi, et need kired pigem oleksid rahunenud pärast valimisi. Ja oleks võinud pigem tekkida selline vaheparteilide süsteem. Nii, nüüd küsime edasi, mida oleks see vabadussõjalaste võimule tulek võinud tähendada 39-40 aasta alistumise kontekstis. Nagu te teate, eks ole, et see Eesti kaotas siis oma iseseisvus sellise julgeoleku vaakumi tõttu. Meil mingil hetkel ei olnud meil ühtegi tugevat toetajat. Ja see tähendab, esiteks tuleks küsida, kas vabadussõjalased oleksid olnud võimelised kogu seda välispoliitilist konstellatsiooni ümber tegema. Vastus on vähe, aga pole välistatud. Et ühest küljest, toon jälle näite, Nõukogude Liit oli siis kartis vabadussõjalaste võimule tulekut Eestis ja ei soovinud seda, aga loomulikult mitte nüüd mingi sellepärast, et mingi fašism tuleb võimule Eestis või siis et keegi ebademokraatlikud jõud või midagi taolist. Nõukogude Liit kartis vabadussõjalasi sellepärast, et nemad oleksid siis võinud kokku leppida oma Soome aatekaaslaste ja Läti aatekaaslastega ja oleks võinud tekkida Eestis selline tugev sõjaline Balti liit, mis suunatud kaitseiseloomuga Balti liite Nõukogude Liidu vastu ja see oli Nõukogude Liidu peamine välispoliitiline eesmärk kahe maailmasõja vahel kogu aeg, et sellise liidu tekkimist välistada, kuidagi ära hoida ja vabadussõjalaste võimule tulek oleks võinud, kuidas öelda, aktiveerida neid Nõukogude vastaseid jõudusid nii Soomes kui ka Lätis. Teatavasti Ulmanis tegi ju riigipöörde Pätsi järgi. Kui vabadussõjalased on Eestis võimul, siis on kindlasti Ulmanise soov seda riigipööret ise teha on väiksem ja nii edasi. Et seal oleksid võinud mingid teised sellised konstellatsioonid tekkida küll, arvestades lisaks veel seda, et nad on ka ju sellised noore põlvkonna mehed ja väga aktiivsed ikkagi proovivad kõiki variante läbi. Nii. Küll aga need on kõik muidugi puhtalt spekulatsioonid, eks ole. Aga võiks jälle, ütleme, et mis on võib-olla selgem, on võib-olla see, et kui ikkagi vabadussõjalased oleks säilinud meie poliitilisel areenil, siis see 39-40 aasta iseseisvuse kaotus oleks olnud teistsugune. Mitte sellises vormis, kui ta tegelikult toimus ilma igasuguse vastuhakuta, ilma protestideta, ilma eksiilvalitsuseta ja nii edasi. Ja selle 30 aastate algusest on näha sellest vabadussõjalaste tegutsemisajast, et nad näevad küll ohtu Nõukogude Liidust palju selgemini kui teised. Ja teiseks, suur enamus nende juhtidest oli ju Nõukogude Liidu vastu ka relvaga võidelnud varem ja nad teadsid ka kindlasti seda, et nüüd, kui Nõukogude Liit peaks okupeerima Eesti, siis nendel endil ei ole mingit halastust loota, eks ole. Et see tähendab, et nad oleksid siis olnud sellised kompromissitumad. Ja paradoksaalne on see, et see pööre 39-40 toimus just täpselt nii, nagu nad oma ajakirjandus olid ette hoiatanud, kõik see vasak haritlaste minek siis bolševike teenistusse ja nii edasi, et see oli täpselt nagu nende võitlus juba kirjas, et selline oht on olemas. Nii, aga kuidas mõjutanud, raske öelda. Küll aga on mu arvates meie ajalooteadus praegu natukene nihkes, sest see massiteadus on
nii vabadussõjalaste suhtes kui ka siis nende 39.–40. aasta valikute suhtes. Aga see massiteadus võib-olla teadvustab seda, et Pätsi ja Laidoneri me kritiseerime küll alistumise pärast ja see on nagu meile väga mugav teha, kui seda kritiseerida. Aga seejuures oleme nagu ära unustanud, et tolleaegne see Pätsi valitsuse opositsioon, et see oli ju Moskvale veel alla. Tähendab, Eesti sotsialistid ja ka see niinimetatud demokraatlik opositsioon. Erki Toomioja selles Tõnissoni raamatus või intervjuus vähemalt, Tõnisson poleks Baseli lepingut sõlminud ja meile tõesti meeldib seda uskuda, eks ole, et seda legendi ka, et Tõnisson ütles, et tulistage õhku, aga see on siiski legend. Sest et Tõnisson pakkus ju Nõukogude Liidule baasi juba 1939. aprillis, aasta aprillis, eks ole. Et selles mõttes Tõnisson oli veel järelevalve Päts. Kuidas seda siis kokku võtta, et ainus see poliitiline jõud, kes oleks planeerinud mingisugust vastuhakkamist, olid ikkagi vabadussõjalased ja need olid 39-40 meie poliitiliselt kaardilt nagu siis eemaldatud teiste poliitiliste jõudude kambaks, kui niimoodi sobib öelda. Ja kui sellele põhiküsimusele vastata, kui nüüd prooviks veel välja mõelda või välja spekuleerida ühe variandi, kus vabadussõjalaste võimule tulek oleks Eestile halvemini mõjunud kui see olukord, mis tegelikult juhtus 39-40. Siis minu arvates ta võiks olla midagi taolist, et nad tulevad võimule ja siis osutuvad Natsi-Saksamaa liitlasteks. Ja siis võideldakse koos nagu meeleheitlikult Nõukogude Liidu ja teiste liitlaste vastu, kaotatakse ja nii edasi. Et see on võib-olla veel halvem variant kui see, mis tegelikult juhtus. Aga ehkki variantid on nagu suhteliselt vähe. Nii et see põhiküsimus mina julgeksin vastata siiski, et tegemist ei olnud õigeaegselt elimineeritud ohu, et tegemist oli siiski kasutamata võimalus. Aitäh!